Jõu, nagu ma ütlesin, Demofi liikmed. Kuna täna on naistepäev, mis on tore päev iseenesest, eks, siis Demofis meil veel ühtegi naissoost isikut ei ole. Aga siis ma mõtlesin, kelle juurde me lähme? Lähme Silver Kaljula juurde. Tolmane käib. Tere! Ühesõnaga, ta on valmistunud lausa meie tulekuks, et me tuleme siit uksest lihtsalt sajame sisse. Kass on ka, jõu! Ta on valmistunud just koristanud, nii et head naistepäeva. Head naistepäeva, me ütlesime, et meil Demofis naisi ei ole, siis tulime sinu juurde. Ma tänan. Nii et vaatame, mis saama hakkab. Nii, ühesõnaga, Silver Kaljula, nagu ma teile ütlesin. Siin ta on, minu parim sõber. Hei, siin olen mina, Silver, Väga hea, super. Mis asi on sinu jaoks YouTube? Platvorm, kus ma saan vaadata how to something videosid. How to something videosid. Õige, mina vaatan ka. Palju sa igapäevaselt sotsiaalmeedias toimetad? Ma ei tea, see on mu töövahend, ma pean olema seal. Ma ei tea, paar tundi vist tuleb nüüd kogemata millegi pärast ära. Ei tahaks küll nii palju. Meie lavastus, YouTube. Mis sa teed meie lavastuses? Ma vaatan, et teil oleks kõik asjad ilusti olemas ja et teil oleks lõpuks olemas publik, ehk siis teie seal. Näeksite seda, mida teeb see geniaalne inimene siin, nende kahe näitlejaga seal laval ja lõpuks üle Eesti. Seal. Lühidalt produtseerimise ja turundamise ka. Nii et neid inimesi, kes ühe lavastusprotsessi taga on, neid on metsikult palju. See, kui näitlejad, need kaks näitlejad, see Mästaja ja Targo, tegelikult Tanel ja Ting ja Kaarel ja Targo, ühesõnaga laval on ja siis mingi lavastaja, siis tegelikult seal rahvast teeb. Nii, väga palju rahvast on seal taga, kes tegeleb turunduse, kogu asjade. No ühesõnaga kõik see maailm on metsikult lai. Aga nüüd, nagu ma ütlesin, iga tüübi juurde, Demofi tüübi juurde, kelle juurde ma lähen, on väike ülesenne. Keegi ei taha mingisuguseid challenge'id ja asju väga teha, mis on ka arusaadav, et see on okei. Aga ma ei taha midagi halba. Siis ma mõtlen mõistusega. Lähme siis selle kerge challenge'i või olge see challenge ülesanne või arutelu, lähme selle asja juurde. Sa tundud Ma teen rahulikult tähistan naistepäeva, koristan kodu. Kuidas sa naistepäeva tähistad? Koristasin kodu. Sellega tähistan naistepäeva. Igatahes, mis meil toimub? Miks meil lavastus edasi lükkus? Kehtestatud riigi poolt piirangud. Riigi poolt piirangud, mis me tegema peame? Praegu ei tohi avalikke üritusi korraldada. Midagi tohi teha ja see on meie praegune normaalsus. Palun, inimesed, peame reeglitest kinni. Eks üleeile toimus, mis asi meil? Eesti Laul! Palju õnne Uku Suviste, teist korda võitis järjest. Aga inimesed, mis tegid? Eesti Laulu finalistidest ühed ei saanud osaleda seal. Miks? Miks nad ei saanud seal osaleda? Ühesõnaga, Andrei Sevakin ja Pluto ei saanud seal osaleda. Mille pärast? Sellepärast, et nad olid lähikontaktsed. Nad on positiivsed inimesed, aga lähikontaktsed. Silver, mitu korda sa oled kodus istunud selle aja jooksul? 3 korda. Vabandust. Tuleb tänane uudis, kultuuriinimesed, kes praegusel hetkel, ma julgen öelda, kannatavad, ma istun kodus, ma teen remonti, ma ütlesin, nagu eelmine kord näitasin, remonti on tore teha, aga põhimõtteliselt ma istun kodus, mõtlen, vaatan, kuidas, mis ja nii ja sest et teatrit teha ei saa. Kultuur seisab. Natuke äge silott. Koroonapesa, Kelly Sildaru, Uudo Sepp, rannamajalised pidutsesid suure seltskonnaga lähikontaktse Andrei Sevakini stuudios. Kuidas sa kommenteerid? Natukene nagu rumal tegu ju. Natukene. No ma olen nagu lihtsalt leebe inimene. Silver on väga leebe inimene. Piirdume sõnaga natuke. See on rumalus. Okei, ma saan aru, nii, praegu niikuinii on meil piirangud peal. Mitte midagi, mitte kuskil niikuinii teha ei saa. Vahet ei ole, oled lähikontaktne, istuvad teised ka kodus, niikuinii midagi teha ei saa. Aga samal ajal, kui mõni tegelikult nagu ikkagi saab teha ja sa saad sealt positiivset tulemuse, siis sa paned omakorda teiste inimeste asjad lukku, nagu 3. või 4. ringi inimesed. Ehk siis, ma ei tea, näiteks teatri puhul vaadates siis see, kui sa oled lähikontaktne, kutsud inimese külla, oled positiivne, annad selle edasi, sa paned samal ajal mitu teatrit lukku, sest üks näitleja on mitmes teatris seotud erinevate lavastustega. Näed, kui palju neid siin on? Siin on vähemalt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 inimest on kindlalt. Kas see on suur või väike seltskond? No ta on lihtsalt lubatust rohkem. Ei ole suur seltskond, aga ta on lubatust rohkem. Ja lähme siis Twitterisse.
vaatame, mis inimesed on siis tweetinud. Sellepärast, et miks ma võtsin just Andrei Sevakini, sest Andrei Sevakin, sa oled YouTuber ja oskad kritiseerida, teha väga piiripealset nalja, väga kahemõttelist sisu toota, väga peenelt sa seda teed ja kutsud teisi inimesi üles korrektsusele, räägid, kuidas võiks olla või nii, natuke ka naerad teiste üle, mitte et see nüüd kõik halb on, aga siis ise käitud niiviisi. Nii, aga Twitter. Kõigepealt siis teeb Paks Basilio tabava ja mõjusa sõnavõttu maski kandmise teemal ja siis teine seltskond näitab eeskuju sotsiaalsete kontaktide vähendamise teemal. Uus koroonapesa, see me räägime sellest peost. Väga asjakohane. Nii, Martin Laine oleb. Et influencerid ei taju taaskord enda vastutust. Ülla. Millest meie lavastus räägib? Kas influencerid tajuvad oma vastutust ja sotsiaalmeediast üleüldisemalt? Mis on vastutus, kas sõnadel on jõud? Aga et peost ilmub hunnik videoid ja pilte sotsiaalmeediasse näitab hämmastavat edevuse, süüdimatuse ja idiootsuse taset. Järelikult on sellise käitumise normaliseerijate ring üsna... No ütleme niiviisi, et ma olen seda nüüd omal nahal tunda saanud, et see, mida ma olen arvanud, mida me peame laialdasemalt normaalsuseks, on nüüd veidi nihkunud. Et selles mõttes küll, ma ei oska kunagi suhtuda nendesse, kes emotsiooni pealt lihtsalt laetavad kommentaare. No aga kas või see sama, et kui ta ütleb, et influencerid ei taju taaskord enda vastutust on ju ülla, et see natukene, me võime lugeda seda ühtepidi, panna selle tonaalsuse ühtepidi, teistpidi, kolmandat pidi. Vahet ei ole, kas me ütleme siin influencerid või mitte influencerid, ma arvan, et kokkuvõttes on selle taga ikkagi inimene. Inimesed ei taju taaskord enda vastutust pigem. Nii et ikkagi me räägime influencerist kui inimesest ja isiksusest tegelikult. Kellel on antud, või mitte kellel on antud, vaid kes on endale võtnud, loonud endale suurema, ütleme siis, inimeste tagala, keda inimesed jälgivad. Oleks siis läbi mõelnud sellele, kas nendel välja öeldud sõnadel on mingisugust suuremat tõtt taga. Ja seda meie lavastus ka sellest ka meie lavastus ka räägib üks osa, tähendab lavastusest räägib ka sellest, vastutus ja jõud influenceritel on tegelikult suur ja tihtipeale juhtub seal see, et Andrei Sevakin, sa oled noortele inimestele eeskuju, sa ütled, oi, aga mina pole tahtnud kellegi eeskuju olla, aga kahjuks see nii on, sest et sa oled seda niiviisi teinud. On naiivne ilmselt paluda, et inimesed ei teeks suuri pidusid, aga paneksin vähemalt selle südamele, et kui teil on suur jälgijaskond, siis ärge filmige, pildistage neid kogunemisi sotsiaalmeedia jaoks. Te lihtsalt paratamatult normaliseerite sellist käitumist. Issand! See on väga lihtsalt ja selgelt ilusasti öeldud. Ilusti öeldud. Nagu... See ongi seesama see vastutus ja sellest asjast, millest me kõigest räägime ja sa võtad kokku, et te lihtsalt paratamatult normaliseerite sellist käitumist. Kirjutasin just tuttava kirurgiga, kes on nädal aega kandnud haiglas kosmonaudi ülikonda ja pidi eile kannatama ülemise naabri suurt Eesti Laulu ühisvaatamise pidu, kuhu vöörad inimesed saabusid õllekastidega. Tema väsimust, pettumust ja nõutust on võimatu keerendada. Noh, muidugi, arvestades, kui sa tunned seda naabrit, kes sul näeb praegusel ajal eesliinil väga palju vaeva ja sa oma korda nagu terroriseerid seda. Ma ei tea, kas see inimene muidugi läks ukse taha ja palus, et võtke nagu tasemini või kui tugev pidu see nüüd oli. Kass võtta tasemini. No, selles üttes on ja mina ütlen jõudu arstidele, kes te seal eesliinis töötate ja teete kogu seda asja müts maha teie ees. Kaua me tahame ise seda, minul viskab küll üle juba. Nagu kodus istumine või tahaks ju ikkagi teha neid asju, mida ma päriselt teha tahan. Igaühe südameasi on see, kuidas me nüüd selle eluga edasi läheme, et meil saaks see asi nii-öelda tagasi normaliseeruda. 1, 2, 3. Silver, võta kokku. Kuidas oli YouTuberluse värk? Minu jaoks toimus reactimine. Ma olen liiga arutlev inimene selle jaoks, et vist olla natukene suur reactija. Kuna meil on lavastus nimega YouTube protsessis ehk kuidas saada YouTuberiks, siis see on väga vajalik, ma saan sellest väga aru, miks selle kõigega on vaja kursis olla ja sul on see idee olnud juba aastaid aru saada sellest, et miks maailm on oluline ja just see sama vastutus, millest me ka siin rääkisime just hetk tagasi. Silver võttis kenasti asja kokku ja nii on.
kelle juurde me järgmisena läheme ja ma saan seda öelda või? no miks mitte? no ma arvan, et te lähete Janni juurde. Jan Eriksson, YouTube'i kunstnik. et Jan mõtleb meie kanalile välja ühe 20-sekundilise introvideo. Ühesõnaga siis järgmine video algab siis Janni välja mõeldud introga. 20 sekundit. 20 sekundit. Nii et